Selleks, et mõnusalt perega puhata, ei ole vaja alati kaugele sõita. Ka 80 kilomeetri kaugusel asuv Soome suudab mõnusalt üllatada. Meie saatsime ühe toreda Eesti pere neid võimalusi avastama. Tänane hommik algab Uuetoadel taas laevasõiduga. Laev on lihtsalt pisem. Me reisime küll hästi palju, aga me muudes riikides ei olegi loomaaias käinud. Meie pere käib ikka oma koduses Tallinna loomaaias. Tegelikult on hästi hea meel nüüd ka siin Korkeasaari loomaaeda minna vaatama. Tervetuloa Korkeasaaren eläintarhaan. Me olemme saari tässä ihan Helsingin keskustan edustalla. Tänne voi tulla lyhyellä 15 minuutin laivamatkalla keskustasta tai bussilla rautatieasemalta. Täällä on tietysti tämä erityinen ympäristö, koska me ollaan saaressa. Täällä on kallioita, merta ja kaunista luontoa ja sitten tietysti eläimiä. Meillä on noin 150 eri eläinlajia. No seal on lõvi, emane, aga uus isane on. Mulle meeldisid need lõvid, ta oli nii suur. Nad tundusid nii kurjad olevalt. Tunnetuimmat niistä on varmaan noin meidän Kissalaakson kissapedot ja tietysti tänä kesänä meidän tiikerin pennut, jotka on nyt kuukauden vanhoja ja vielä pesässään, mutta tulevat sieltä jo esiin. Lisäksi meillä on täällä ravintoloita, puistoja, esimerkiksi yksi Suomen vanhimmista edelleen käytössä olevista ravintoloista, joka on ollut tässä 127 vuotta, eli koko eläintarhan ajan. Kuningliku lõvi juurest suundus meie perekond Troopikamaia. Seal ootasid ees hoopis lõbusamad tegelased. Ahvid. Näe vaata, 2 pidikest on seal. Üks otsib vist teiselt kirpe. Näe, võttis toidu ja läheb ronib üles sealt. See on nii, et linnud munevad ja sealt sünnib laps ja loomadel tuleb lihtsalt kõhust. Jah, loomadel tuleb lihtsalt kõhust. Uuetoad kiidavad, et lastega on siin loomaaias väga mõnus aega veeta. Aga kohvikus tuleb oma toitu hoolega valvata, sest linnud napsavad käest nii friikartuli, jäätise kui kohvi. Ma olin veerandist poole ära söönud jäätisest ja siis kajakas lendas jäätise kohal ja naksas jäätise ära. See Korkeasaari loomaaed on niivõrd mitmekesine ja huvitav, et siia tasub tulla hommikul kohe kõige esimese laevaga ja olla siin tõesti nii kaua, kuni läheb kõige viimane laev, sest siin on vaadata nii palju neid loomi, aga ka lisaks seda pinnavormi, neid kaljusid. Siis on iga nurga peal tõesti on kohvikud, on laste mänguväljakud, jäätiseputkad, tõesti siin on kõike, et siin on nii palju teha. Meie oleme küll hästi rõõmsad siin olnud terve päeva. Kui tänane päev oli sisustatud rohkem lastele mõeldes, siis homne on täis trummikõminat ja šamanismi. Meid ootab ees reis Virdakivile, šamaan Ari juurde. Kohtume nädala pärast.